Meie esimesteks külalisteks on valimisliidu Meie Inimesed esindajad proua Merle Mäesalu ja härra Toomas Schmidt. Tervitus! Merle, esimene küsimus oleks teile. Teie olete olnud algusest peale Läänemaa osaga trassiplaneeringutest tugevalt seotud. Miks teie hinnangul on Harju maavalitsus antud teemal justkui mahajääja ja sisuliselt ei ole ju mitte midagi tehtud ning nüüd tundub, et pisikese trassijupi planeeringud võtavad niivõrd kaua aega, et millest selline olukord tekkinud on? Aitäh küsimuse eest, aga mulle tundub, et need eeldused väga nüüd täpsed ei ole, et tegelikult tänases seisus on Harju maakonnas Nissi valla üldplaneeringus on olemas täiesti see raudteejupp, mis on Harju maakonna piirides ja minu teada ka Harju maavalitsus on hästi intensiivselt jõudmas järgi maavalitsuse toimingutele, mis meil Läänemaal on tehtud, ehk et see maa on taotletamas riigi omandisse. Seda on rõõm kuulda. Toomas, järgmine küsimus oleks teile. Mida on plaaninud korda saata teie valimisliit seoses sellega, et tuleval aastal valmiks Riisipere turbalõik ja et raudtee tuleks edasi ka Haapsaluni ning siis juba ka Rohukülani? No konkreetselt on omavalitsustel midagi keeruline siin teha. Küll aga on kõik omavalitsused hoolitsenud selle eest, et see tamm oleks alles, et see koht, kuhu uus raudtee tuleb, et see oleks olemas. Ja ma arvan, et meie elanikud kõik ootavad seda võimalust, et raudtee tuleks Rohukülani. Merle, viimane küsimus taas kord teile, et teie valimisliidus on inimesi mitmetest erinevatest erakondadest, ka näiteks rohelistest, et nemad on arvanud muuseas seda, et keskenduma peaks 700 miljoni investeerimisse Tartu ühendusse ja alles siis võtma käsile Haapsalu ja muud suunad. Et kuidas te seda kommenteeriksite? No jaa, meil on roheliste esindajaid, aga meie kandideerimegi kohalikel valimistel ja me tahame kohalikku elu edendada ja me saame aru, et raudtee ei ole mitte võluvits ja üks imeasi, et me saame siit ääremaastumisest pääseda, aga see on üks asi, mis tõmbab meid pealinna regioonile lähemale ja kindlasti on ka rohelised selle eest head seismas, et Tallinn ja Haapsalu oleks tihedamalt seotud. Aitäh teile selle intervjuu eest, aga meie lähme oma saatega külla nüüd valimisliidu ühinenud kogukonna asutajale Mikk Lõhmusele.